Tere õhtust kõigile ja suur hea meel teid näha. Me just hakkasime praktilistel teemadel rääkima, kuidas ma sattusin tulema siia siis, kui teil on juba messiga tutvutud. Aga eks need praktilised põhjused alati ole. Minul on täna olnud au käia kõige väärikamate juures ja kõige kogenemate juures, nii et mul on olnud täna rida kohtumisi Tartu Ülikoolis ja hiljem Maaülikoolis ja nüüd rääkisime mõnede koolijuhtidega, kes teil just siin messil ei ole, Tartu õpetajate teemasid, nii et on taust olnud üsna huvitav. See ettepanek mul teiega siin mõtteid vahetada ja veel väga ambitsioonikalt pikalt mõtteid vahetada tuleb väga soodsale pinnale, sest neid mõtteid, mida teiega jagada ja kus kindlasti teil on küsimusi, on ju selle aasta jooksul tekkinud ja olen ju nüüd olnud põhimõtteliselt aasta haridusminister. Ma olen ka ette valmistanud sellise ütleme sõnavõttu, aga vaadates silmadega üle ja kuna enamikuga teist on mul olnud au isiklikult mitmel korral kohtudes, ma kardan, et võib-olla mul oleks targem mõnedest märksõnadest võib-olla lühemalt kokku võtta ja mõne teisel teemal natuke rohkem rääkida ja anda võimalust, kui formaat lubab, siis vastata kas teie küsimustele või kuulata teie ettepanekuid, sest meid ei ole siin tegelikult nii palju enam jäänud, et selline pidulik konverentsi kõne teha. Võtaksin mõned põhimõttelised teemad siis vaatluse alla. Loomulikult üldharidus kõige laiemas mõttes ja ma ei saa rääkimata jätta ka nüüd erivajadustega laste teemat ja kogu põhikooli gümnaasiumiseaduse muudatuste teemat, mis on tekitanud väga palju küsimusi ja ma pean ütlema ka, et väga palju müra. Nii et see on üks teemade ring. Teine teemade ring, võib-olla siin muud sellised muudatused on siis kutsehariduses, puudutab see meid ju kõiki kutsehariduse muudatused, lasteaiaõpetajate võib-olla teema või lasteaia teema kõige laiemalt ja alushariduse teema. Ja siis kolmandaks, nüüd täiesti ettenägematult tuli siis, nii nagu teate, reedel üks uus kohtulahend ja võib-olla vahetaksime mõtted, see on küll natuke toores, ta on liiga värskelt tulnud, aga tal on nii suured tagajärjed, et me võib-olla natuke peaksime sellel teemal ka mõtteid vahetama. Nii et see on võib-olla selline hea võimalus meil üsna värskelt oma esimesi mõtteid sel teemal kohe jagada. Kõigepealt ma alustan siis sellest, nii nagu kõikidel suurematel sõnavõttudel, kui mul on võimalik, siis ma tahaks ja tänan teid kõiki, tahan selle võimaluse võtta ka siin tänada. Meie haridus on väga hea seisus, meie eesistumine haridusvaldkonnas täiendab ja näitab seda, et küsimus ei ole ainult meil ühes või teises PISA uuringus, mida soomlased väga murelikult vaatavad või nüüd üleeile ma olin Stockholmis ja ka Rootsi kolleegid vaatavad väga pingsalt meie suunas, et mis on need võtmevaldkonnad, mida me edasi vaatame ja kus meie näeme murekohti. Ja peab ütlema, et kui siin 4-5 aastat tagasi üldiselt Eestis toodi välja, et jah, hariduses läheb meil päris hästi, meie laste teadmised on tublid PISA tulemusel, siis vähemalt saab öelda, et nad on äärmiselt õnnetud, siis seekord nagu seda aga kohta nagu väga ei olegi. Et kui siiamaani püüti öelda, et jah, meie noored on nagu andekad, aga see põhikoolis on nad targad, aga ülikooli ajaks jäävad äärmiselt lolliks, siis seekord ka meie enda analüüsid näitavad, et tegelikult nende võtmeteadmised ja probleemi lähenemine ja suhtlemisoskused ja kõik need, mida me nagu oma tõsiste plussidena välja toome, ei kao ka kõrghariduse valdkonnas kuhugi ära, meiega bakalaureuse tudengite sellised mitmed näitajad on ikka väga-väga hea. Aga meil on nii nagu eestlane ikka, eks me peame ju nendele kitsaskohtadele rohkem tähelepanu osutama, sest muidu jääks nagu see sõnavõtt ühepoolseks.
meil on tõsiselt ka siin ju oma kokkuvõtteid teha. Ja esimene koht on loomulikult see, et me peame ühiselt vaatama, kuidas me tagaksime järjepidevuse edasi. Meil on mitmeid kohti, mis nendes tugevustes välja tulevad nii üle-euroopalistes uuringutes, nagu te teate, siis eelmine nädal just avalikustati ka üle-euroopaline uuring. Ja ka seal me paistame silma väga positiivselt. Nüüd, kui iseendaga me võrdleme, iseendaga ehk meie enda näitajatega, siis me näeme, et me tegelikult ei ole suutnud siiski veel piisavalt teha selleks, et meil need, kes on kõige nõrgemad ja need, kes tegelikult õpingutega kas jäävad pooleli või nad ei suuda siin lõpuni vedada, et see osakaal tegelikult siin mõne protsendipunktiga kõigub siia-sinna, ei ole läinud paremaks ja isegi 1 punkti võrra on läinud kehvemaks. Jah, me räägime ainult mõnest 100 õpilasest. Me räägime tõepoolest, aga nad on ka kõige see tundlikum seltskond. Ja nüüd ongi küsimus, et mis on need lisaasjad, mida me veel saaksime teha. Et meil on üsna suur proportsioon hariduses niikuinii sotsiaalset valdkonda. Me räägime, eks ju, tasuta õpikutest, töövihikutest, suur osa huvitegevust kooli juures on lastele kättesaadav, kas siis täiesti tasuta või väga sümboolse raha eest. Siin kohalikud omavalitsused tõsiselt panustavad sellesse. Meil on transpordi teemad, meil on toitlustuse teemad, me püüame siin sotsiaalpedagoogid püüavad seda perekonna probleeme poolt ära tasandada, aga me endiselt kaotame veel siin osa sellest kõige tundlikumast ja kõige nõrgemast poolest ära. Nüüd tugipersonalide teema, et meil on siin olnud erinevaid hetki, 2011 eelnõuga hakati looma sellist igasse kooli oma seda sotsiaal- ja tugipersonali lisaks õpetajatele. Vahepealsed muudatused tõmbasid seda natuke koomale. Siis oli arvamus, et rajaleidjad seda asendavad. Nüüd tänaseks on kõik aru saanud, et mõlemat on vaja. Kindlasti on vaja ka selliseid kõrgemal tasemel, teisel tasandil, võib-olla ka üle vabariiklikke nõustamist teatud erivajaduste puhul, aga siiski ikkagi tugipersonal peab olema koolis või vähemalt paari kooli peale jagada. Et päris sellisest keskusest sisse tulev aeg-ajaline selline välknõustamine ikkagi ei lahenda seda, et õpetajal on vaja regulaarselt selle noore inimesega tegeleda. Aga siin on, ütleme, neid agakohti veel. Teine ja võib-olla suurem küsimus, mis meid kõiki puudutab, on see, et kui me vaatame õpetajate vanuseid, siis üldine pilt on suhteliselt sarnane paljude teiste riikidega. Me oleme suutnud meelitada kooli päris palju noori, nii et meie vanuseline koosseis enam ei ole nii, nii jõuliselt püramiidis kaldu sinna 50+, kui ta võib-olla mõne aasta eest oli, aga ta on ainevaldkonniti äärmiselt erinev. Et kui klassiõpetajate ja alushariduse juures seda nooremat põlvkonda on niimoodi 20-30 aasta vahelisi õpetajaid ja noori õpetajaid on palju, siis loodusainetes näiteks on see pigem tagasihoidlik juurdekasv. Ja siin emakeeles on ka pigem vähe. Nii et see on nüüd tõsine teema. Aga võiks öelda ka positiivselt, et kriis ei ole ka nii suur, kui me aeg-ajalt mõtleme, sest õpetajate vanus, kui ma jälle niimoodi positiivse poole pealt korraks vaataks, mis on mitte just väga eestlaslik, aga siiski, siis tegelikult meie kõige tugevamad õpetajad täna ei ole ju vanad. Meie kõige tugevam see õpetajate kaader, kes meid tegelikult toob nendesse tulemustesse, kus me uhkelt seisame, on vahemikus 55-65. Ja kui me nüüd täna räägime, et need 55-aastased hakkavad homme pensionile minema, siis ma ei tea, kuidas teie nagu seda pilti vaatate, aga minule meeldib aeg-ajalt peeglisse vaadata ja mõelda, et vaata 55 ikka, vaata kui sa olid 10 aastani, siis 55 tundus nagu, et võiks juba pensionile minna. Aga tänapäeva ühiskonnas ei loeta ka 65 veel selleks, kes nüüd ülehomme kohe peab koti peale üksinda istuma jääma. Et vastupidi räägitakse sellest, et jah, ta saab oma väljateenitud pensioni,
aga tegelikult ootus, ma just Rootsi kolleegiga rääkisime, vastupidi, neid rohkem ja rohkem näiteks rootslased suunavad just teiste nooremate õpetajate mentoriks. Et mitte jumala eest seda, et neid koolist ära kaotada, et nende kogemust just vastupidi täna hinnatakse. Nii et ma arvan, et see natuke ka selline lihtsustatud arusaam. Muidugi võibolla täna õpetajal, kes mõtleb, et saaks lõpuks pensionile ja puhata, aga elu näitab, et tegelikult kas või osakoormusega koolis olemine ja selle mitme põlvkonna sidustamine koolis toob kindlasti oma väga suuri plusse. Nii et tegelikult me ei räägi nagu homsest probleemist. Aga ülehomme küll, kui me vaatame ülikooli lõpetajate väga väikseid arve. Et selles mõttes loomulikult me peame selle õpetaja ameti väärtustamisega tegelema. Nüüd palgast, et minu jaoks on olnud õpetajate palgatõusu juures kõige olulisem see, et me räägime reaalsest raha juurde tulekust. Et võibolla need protsendid või ootused on olnud siin nii ja naa ja mulle ka meeldivad need igasugused 100 ja 20 ja 220 ja 160%. Mina võtsin endale kohe, kui see valitsus sai nagu teoks, võtsin endale eesmärgiks, et mingisugune õpetaja kohta, mingisugune päris summa, mis sul nagu sularahaautomaadist nagu päriselt ka nagu tuleb. Ja te saate nagu mu sellest murekohast aru, sest on olnud nii palju aastaid, kus me oleme nende protsentidega mänginud ja siis on kõik naabrid teadnud, kui kohutavalt õpetaja palk tõuseb, aga siis, kui sa päriselt lähed nagu pangaarve juurde, siis su sissetulek on vähenenud. Nii et ma arvan, et kui te nagu andestate mulle, siis minu esimene asi, millest ma räägin, ei ole mitte keskmiste palkade protsendid, vaid sellest, et päriselt alammäär iga aasta oleks siis 100 eurot suurem. Kas mul on võimekus teha see suurem summa? Ei ole. See 100 eurot on tulnud täpselt nii, nagu ta on tulnud. Kellelgi ei ole oluline teada teise köögi poolt. Ütleme, et vorsti küpsetamine ei ole olnud meeldiv, aga see 100 on olnud reaalne. Ja nüüd see 20%, mis on see puffer, mis seal juures on natukene vaatamata haridusvaldkonna ministrile. Ma ei oska teil täpselt öelda, kuidas see kõik nüüd on, aga ma saan aru, et see 20% on ka olemas kuskil kellelgi. Aga alamäärad peavad olema tagatud. Ja nüüd kuidas me seda eelarvet arvestame, on siis see, et õpetajate palga reaalsed ametikohad, alammäärad ja siis pluss 20%, mis siis sinna juurde tuleb. Aga nüüd 10. novembri seisuga vaatame, mis on mõjutanud iga aasta seda olukorda. Alati on ka see, et erivajadustega osakaal on kasvanud. Erivajaduste osakaal on kasvanud väga suure kiirusega. Ma loodan, et selle taga me kõik koos mõistame ka seda, et me märkamegi lapsi rohkem. Osakaal erikoolides käivatel lastel on ka vähenenud, seda ma näen riigikoolidest. Keskmine riigikool on ikkagi omal ajal rajatud siin paarisajale õpilasele. Täna keskmine riigikoolis ei ole rohkem kui võib-olla 30-50 õpilast, 60 mõnes. Nii et tegelikult neid lapsi, et eriti seal väiksemates kogukondades, pigem ikkagi need lapsed võetakse oma kooli. Aga nüüd ma tulen selle erivajadustega laste teema juurde, siis selle eelnõu juurde ja ma kohe selgitan ära, mida me siis selle eelnõuga tegelikult teeme. Selle eelnõu peamine punkt on see, et meil on olnud nüüd 2011. või tegelikult 2010. aastast peale vaidlus kohaliku omavalitsusega ja see otseselt puudutab siis koolirahvast, et kas kohaliku omavalitsuse ülesanne on tugiteenused või peaks see ikka natuke riigi ülesanne ka olema. Ja nüüd läbi aastate on siis kujunenud seal välja see olukord, kus ikkagi kohalikud omavalitsused ütlevad jah, see on nende ülesanne, aga jäi õhku 2010. aastal tehtud uue põhikooli gümnaasiumi seadusega kohustus osaliselt siis katta ja see osaline katmine jäi sinna õhku. Ja nüüd esimene idee oli see, et tuleme siia tagasi ja toetame siis kohaliku omavalitsuse osaliselt tugiteenuste rahastamisel. Et lisaks õpetajate palkadele vähemalt osaliselt me siis lubame mitte ainult siis seda haridustoetust kasutada tugiteenustel, vaid me anname siia lausa veel juurde sellist tugiteenuste osa.
Ja teine ja tõsisem teema on see, et kui meil on täna olemas riigikoolid, kellega meil on omaette eelarveline suhe, näiteks ka siin Tartus olevad riigikoolid saavad, jah, neil on ka pearaha, aga lisaks sellele on neil oma eelarve, ne elavad omas rütmis. Erakoolid, kes on nüüd erivajaduste puhul ka alles nüüd paar aastat, aga siiski nüüd eraldi lepingulistes suhetes riigiga ka seatud oma kohtulahendite tõttu, võib-olla natukene nagu stabiilsemas olukorras, siis munitsipaalkoolides, kus täna käib tegelikult 80% kõikidest HEV-idest, 80% kõikidest HEV-idest, ka kõige raskematest HEV-idest käivad täna tegelikult munitsipaalkoolis ja EISe andmetel need erinevad diagnoosid, kes jõuavad täna tavalisesse munitsipaalkoolidesse, on seinast seina, väga erinevad, väga raskeid, siis seal see rahastamine on jäänud väga paindumatuks. Ja selle eelnõu ettepanek ei ole suurendada kaasavat haridust või ei ole kohustada midagi rohkem, vaid tulla lihtsalt selle olemasoleva olukorraga kaasa, lugeda need pead EHISe andmete järgi, mitte tekitada päid kuidagi juurde, vaid võtta need EHISe andmed ja öelda, et kuulge, et kas me tuleme nüüd siia niimoodi rahaliselt appi. Ja rahalise poole pealt oleme me lugenud siis nii haridustoetust koefitsiendiga, ehk siis otsene õpetajakulu ja hariduskulu, ja ka tegevustoetust või tugiteenustoetust. Ja põhjus on siis see, et kui me täna ütleme, et iga 5. õpilane vajab ühel või teisel hetkel tugiteenuse toetust, siis me räägime sellest, et ühel õpilase puhul on see võib-olla alguses algklassides logopeediline tugi, aga osadel õpilastel ongi võimalik õppida ainult siis, kui tal on tugiteenus kõrval. Ja sellepärast ei saa neid lahus vaadata, et nii eritoe kui tõhustatud toe, me räägime siis raskete HEV-ide puhul või lõkid või seal muud diagnoosid või ka sellised ajutised HEV-id, et nad kõik saaksid mingilgi määral riigipoolset lisatuge. Ma ei püüagi apelleerida sellele, et nüüd ilma kohaliku omavalitsuse toeta oleks võimalik kõikide erivajadusega tegeleda, aga me püüame siis võimalikult hästi anda riigi poolt raha juurde. Nüüd emotsioon selle eelnõu puhul on õigustatud ja see on õigustatud see, et te räägite siin nüüd kaasavast haridusest, te räägite sellest, et kus ma leian tugiteenused ja kuidas ma selle olukorra lahendan ja koolid on jäetud üksi. Ma olen sellega kõigega nõus. Ainukene asi, et natuke ma kardan, et me oleme selle ühe eelnõu lisaraha pakkumise ja teatud muudatuste ettepanekute faasis jõudnud sinna, et see eelnõu on justkui nagu saanud sümboliks, et me püüame nagu midagi justkui muuta selles süsteemis. Tegelikult ainuke asi, mida ma oma parima tahtmise juures koos ministeeriumi spetsialistidega ja sotsiaalministeeriumi spetsialistidega proovisime välja pakkuda, on see, et võtame olemasoleva pildi ja anname teile natukenegi tuge tegeleda nende lastega, kes teil täna on koolis ja olukord on nii palju muutunud paremini. Nüüd teine põhjus selleks eelnõuks oli siis kohtuvaidlus. Ja kohtuvaidlus meil on nüüd terve rida olnud ja need lahendid kõik jõuavad kuidagi nüüd kõik kokku ja ongi põnev, kogu aeg saab jälle imestada ja hämmingus olla, aga üks siis kohtulahenditest oli siis see, et vaidlus jõudis täpselt sellesama 2010. aasta eelnõuga siis kuni Riigikohtuni välja. Riigikohtu lõpplahend oli siis see, et kui riik ütleb, et osad HEV-id on justkui tema vastutada, siis ta ei saa öelda, et need on vastutada tal ainult oma nendes üksikutes riigikoolides, vaid selle diagnoosi HEV ükskõik kuhu ta nüüd satub, on siis riigi vastutada HEV ja ta peaks seda riiklikult kinni maksma. Ehk siis võtame teatud diagnoosi põhiselt või ütleme teatud HEV-i grupi põhiselt, näiteks kurdi, siis see kurt on igas ükskõik mis munitsipaalkoolis selles pearaha proportsioonis igal pool ühtemoodi siis maksta. Ja seal on mitmeid teisi nüansse veel, mida selle Riigikohtu lahendiga siis nagu vaadata. Ja see olukord, kui me hakkame niimoodi lahendama, et milline on nüüd riigi vastutada õpilane, milline on see kohaliku omavalitsuse vastutada, meie parima juriidilise teadmise juures ei tulnud sealt head lahendit. Ja mida me selle eelnõuga nüüd püüame kokku leppida on see, et kõik lapsed on igal juhul kohaliku omavalitsuse vastutada. Kõik lapsed.
ja riik tuleb siin kohustusena seda rahastada, seda toetada või kui kohalik omavalitsus teeb seda, näiteks see on jaotunud, ta ei saa teha, ütleme, kui need lapsed on jaotunud näiteks erakooli, siis erakoolidel on näiteks eriti erivajaduse laste koolide puhul on siis ka veel riigiga suhe. Et see nüüd on, et riik ei tule mitte oma sisulise kohustusena siit välja, vaid ütleme see juriidilise vaidlusega. See kinnitan, ei tähenda, et me oleme nüüd plaaninud näiteks Tartu välja kujunenud näiteks pimedate kooli nüüd riigi šefluse alt välja võtta või teda sulgema hakata. Selle vaidluse teema on olnud siis see, et me ei jaga vastutust HEV-ide puhul välja arvatud finantseerimine ja riiklik üleüldine vastutus. Nüüd ma loodan, et ma ei olnud väga segane, aga kogu see emotsioon selle eelnõu ümber on läinud võib-olla natukene välja sellest eelnõu kontekstis. Aga ma ütlen, ma saan aru, mis selle üks väga tark inimene peale ühte menetlust Riigikogus tõi kokku, ütles, et vaidlused põhikooli gümnaasiumiseaduse muutmise ümber on selle üle, kas viimase 10 aastal on tehtud piisavalt selleks, et kaasavast haridusest rääkida. Ja sellega ma olen nõus, et me ei ole kindlasti teinud piisavalt selleks, et üldse lahti selgitada, püüda toetada tugiteenustega, ka raha ja kõige muuga. Et selles osas ma olen nõus. Aga täna on see põhimõte, et lapsevanemal on õigus teha oma lõplik otsus. Seda ei muuda tänane mitte keegi. Et kui lapsevanem otsustab, et ta tahab ükskõik millise oma lapse panna oma piirkonna kooli, siis täna ei ole mitte mingit mõtet arutada, et välja arvatud pehme nõustamine või teise alternatiivse kooli näitamine või näidata, kuidas see lapsel oleks teises koolis parem. Ainult need meetmed töötavad. Aga jah, meil ei ole selles mõttes nüüd võimalik rääkida, mida kohati, ma usun, et olete ka diskussioonis näinud, et kui see laps ei sobi sinna koolikeskkonda, siis tuleb ta kuskile mujale välja arvatud, siis jah, päris teistmoodi need päris kinnised koolid, kus riik igal juhul jääb vastutama. Nüüd, selles kohas võib-olla on küsimusi, ma tulen selle juurde kohe, kui on küsimusi tagasi, ma võtan veel mõned teemad. Nüüd rahastamise koha pea, ma räägin kutsehariduse ära. Kutseharidusega on meil nüüd selline tõsine teema ja see haakub noorte inimeste vanuse tõstmisega koolikohustuse east. Ja nüüd koolikohustuse ea tõstmine 17. eluaastalt 18. eluaastale on olnud mõte, mis on tegelikult käinud mitu aastat ja selle taga on olnud mitmele inimesele väga erinevad mõtted. On tegelikult selline nostalgia selle ümber, et võiks olla kõigil ikkagi selline üldine keskhariduse omandamise kohustus, et täna põhiharidusega üksinda tööturule minek ei ole piisav ja üldse noored peaksid edasi õppima. Ja põhjalikult meie tööpere seal olid kaasatud väga mitmed inimesed, on seda nüüd ühte teistpidi arutanud ja leidnud, et tegelikult me ei saa panna kohustuseks keskhariduse omandamist, ükskõik siis kas gümnaasiumis või kutsekoolis, sest seal võib olla erinevad põhjuseid ja kui me vaatasime ka siin meie jaoks, ütleme, natuke kogenumaid riike, siis on väga palju toonud sisse mitte niivõrd hariduse omandamise, vaid selle, et tal on kohustus edasi õppida. Et ta peab jõudma sinna, ütleme, õpingute juurde, teda peab toetama, et ta sinna jõuab, teda igal viisil õpingute jooksul toetama, aga see, kas ta nüüd lõpuks jõuab näiteks kutseeksamini, et seda me ei saa seadusesse kutsekooli kohustada või kutseeksami tegijad kohustada anda talle kutseeksami tunnistust. Aga me saame koole rahastada ja kohustada, et ta viib selle õpilase kutseeksamini välja. Ja seetõttu on selle eelnõu ettepanek tõstada 18 on lihtsalt see, et nad saavad täisealiseks peale seda, me ei saa neid sundida koolis käima, me saame neid mõjutada koolis käima. Et nad ei jääks ainult põhiharidusega või veel hullem, kui ta sealt põhihariduse kuskilt sopist ära kaob, et ta siis ei jääks ainult selle oma edasi õppimata haridusega. Ja see tähendab nüüd omakorda väga selget survet kutsekoolidele,
tegeleda veel suurema hulgaga õpilastega, kes täna sinna ei jõua. Ja meie analüüs näitab, et see arv on umbes 1500–1600 õpilast. See ei ole, need on noored, kes täna peale põhikooli kas üldse ei lähe edasi õppima või väga kiiresti peale edasi õppima suundumist pudenevad sealt välja. Nii kutsekoolist, ka gümnaasiumist ja kellel on vanus juba lubab ka täiskasvanute gümnaasiumist. Et väga tihti räägitakse, et gümnaasiumist pudeneb väga vähe. Jah, aga kui sa sinna juurde võtad täiskasvanute gümnaasiumi, siis me jõuame jälle sinna pea iga 4. Nii et tegelikult kutsekoolide uus rahastamismudel paneb ka kutsekoolidele väga sarnased teemad, mida me arutasime üldharidusega 15 aastat tagasi. Ehk siis uuesti me räägime tugiisikutest, me räägime sellistest üleminekugruppidest, orientatsiooni aastast ja ma ei räägi siin heavy-gruppidest, sest heavy-gruppid on kutsekoolides ju ka olemas. Aga ma räägin sellist natuke nõrgemast seltskonnast või seltskonnast, kes päris täpselt ei tea, mida ta tahab õppima asuda ja neid on väga palju. Ma ei taha öelda, ütleme pead valdav enamus. Ja neil oleks võimalik ühelt erialalt teise minna, et nad ei pudeneks sellest kutsekooli uksest välja, vaid nad saaksid eriala vahele niimoodi jääda. Ja need orientatsiooniaastad, nagu võib-olla te olete juba ka mõnest tutvustavast ringist kuulnud, on siis selle mõte, et ta näiteks astub kutsekooli sisse ja siis ta saab erinevate laborite, erinevate sisseidete, seal on ka tööandjad tulnud ja öelnud, et nad tahaksid näidata ja vedada päriselt metallitööstusesse, päriselt puidutööstusesse ja näidata talle, mis võimalused on ja alles siis aidata tal leida ja võib-olla ka töökoha põhiselt õppida. Võib-olla see noore sotsiaalne taust on nii nõrk, et ta ongi huvitatud ja ta püsibki selles koolis alles siis, kui ta saab päriselt tööle ja päriselt sissetulekut ja alles siis me saame teda haarata haridusega ära. Nii et need mudelid on nendele kõige nõrgematele, ka sotsiaalse taustalt kõige nõrgematele õpilastele planeeritud ja selleks me oleme nüüd 1. jaanuarist rakendamas kutseharidusse lisaraha just nende pehmete meetmete tugevdamiseks, kus me saame siis kutsekooli natuke õhku rühmaõpetajate ja erinevate tugede jaoks. Ja heavy erivajadusega laste puhul siis jah, me natuke suurendame ka selle rahastamist, sest ka seal on oma puudejärg ja kutsehariduses olnud. Nüüd viimane selline lasteaedadest. Lasteaedade puhul on siis see, et selle aasta jooksul oli siis esimene osa sellest lasteõpetajate palgatõusust tuli. Nüüd 1. jaanuarist me lisame siia siis selle 90% nõude ja selles tempos 90% kõigile ja 1. jaanuarist ja nüüd õpetaja palgast ja siis ja järgmist aastast on siis ka see 19. aastastest kõik, kes on siis lasteaiaõpetajad sama kvalifikatsiooniga kui kooliõpetajad, siis peavad olema samad palgad. Seal on muidugi ka see erisus, et lasteaiaõpetajatest päris magistritasemega ei ole valdav enamus, aga eks me siis peame koos mõtlema, et kuidas lasteaiaõpetajad võimalusi suurendada, kellel on selleks soove ja võimekust siis ka kvalifikatsiooni tõsta, aga see 90% jääks nõudena edasi. Sellel on ka nüüd teine pool ja see teine pool on see, et eks me peame ühiselt ka mõtlema, kuidas seda alushariduse poolt veel ka rohkem sidustada kooliga. Meil on siin palju ja väga paljudes kohtades tehakse väga head koostööd ja ka juba koolimajad ja lasteaed on palju koos, aga siiski riiklikus mõttes me natuke hoiame neid liiga lahus. Ma usun, et aga kindlasti teate väga paljudes riikides, kaasa arvatud samas Rootsis, kus ma praegu olin, räägitakse sellest, nii nagu ka OECD räägib, et 5-aastases peab siis kooli kohustus ka meile väga mitmetes strateegiadokumentides on see erinevatel aegadel sisse kirjutatud, et tagada 5-6-aastastele siis 100% kaasatus. Me oleme üks OECD madalamaid muuseas, kummaline nagu see on, haaratuselt. Ka mina kogu aeg mängisin selle statistikaga teades, et meil praktiliselt kõik käivad lasteaias, kahjuks ei käi. Ja kahjuks lasteaia puhul ehk alushariduse omandamise puhul ei ole see, mida lapsevanemad väga tihti püüavad mõelda ja me isegi haridusinimestena
palju tahame öelda, et see on ainult need lapsevanemad, kes on niikuinii selliste vahvate lastevanematega, kes seal kodus toimetavad ja nad saavad väga head haridust. Kahjuks see 86-7, mida me siin kõigume protsenti lastest ka selles vanuserühmas alusharidusega haaratust, näitab, et selle 13 mittehaaratu osas on siiski valdav osakaal üsna keerulistes olukordades lastes ja neid me peaksime kindlasti paremini haarama. Nii et eks see on üks teema, kuhu me peame üheskoos mõtteid ka edasi viima. Nüüd võib-olla üks moment veel. Nüüd uus, võib-olla kõik ei ole ka kursis, et nüüd reedesel päeval oli siis selline huvitav järjekordne vaata, ministril on sellised toredad päevad, et sa planeerid oma päeva ära ja siis saad Riigikohtu lahendi. Ja siis ülejäänud päev tegelesime Riigikohtu lahendi lugemisega. Meil oli plaan 2019. aastast astuda jõuline samm edasi, et panna suurem roll, ma usun, et võib-olla täna juba on sellest härra Voltriga rääkinud, panna suurem roll ametiühingutele. Ja mõte oli siis see, et samm-sammult teha need päris läbirääkimised. Nüüd meil on ainult 79 omavalitsust ja sundida läbi seadusandluse, andes siis ka konkreetsed volitusnormid, anda siis ametiühingule ühelt poolt ja kohaliku omavalitsuse volitatud esindajatele teiselt poolt päriselt õpetajate palkade kogu, lasteaiaõpetajad, õpetajad, tugiteenused, läbirääkimised sinna, seal juures mitte siis kaotades seda, et juhul kui sealt ei saada paremaid kokkuleppeid, siis riik miinimumi tagab niikuinii. Ehk siis anda ühelt poolt õpetajatele kindlustunne, et see miinimum on niikuinii tagatud riiklikult, aga teiselt poolt anda see päris läbirääkimiste ruum ka. Ja nüüd meil on siin nagu konkreetseid mõtteid olnud ja ametiühingute poole pealt ka ootame siin edasi. Kindlasti te olete paljud seal haaratud ja annate oma sõna, et kuidas seda võiksime veel paremaks teha, mis on need seadusandlikud hoovad, et anda ühelt poolt õpetajatele kindlustunnet ja ametiühingule, aga teiselt poolt siis nagu riik ütleme otseselt ei tahaks seda suhet reguleerida, välja arvatud siis eks see rahaline pool on. Nüüd selle uue rahastamise valguses või selle otsuse valguses, mis Jõelähtmega tuli, eks me peame seda natuke pikemalt seedima. Kõige lihtsam lahendus seda otsust arvlemise kaotamisega, et lahti tõlgendada on see, et selleks, et lapsevanemal jääks endiselt see võimalus, et ta võib minna nii oma omavalitsuse kooli kui teise omavalitsuse kooli ja mitte sunnis maistada erinevatel põhjustel õpilasi, aga samal ajal siis mitte karistada kohaliku omavalitsuse selle eest, et kui sul on oma kool ja kõrvalkool, et siis selles valguses kõige lihtsam lahendus on see, et lisaks õpetaja palkadele, mida täna kohalikule omavalitsusele haridustoetusena riik eraldab, hakkaks ta peaga kaasas käima karbikulu. Ehk siis loedki pead üle, saad täis raha, põhimõtteliselt Põhjamaad eraldavad haridustoetuse karbitulu. Seal on hoopis teistsugune vorm, seal on see, et see jagatakse keskmisena ja osadele kompenseeritakse, osad saavad vähem, osad rohkem. Aga ütleme, see on selline üldine mehhanism. See on täpselt tagurpidi see, mida me tegelikult 19. aastal plaanisime. 19. aastast me plaanisime tegelikult teha nii, et kohalikud omavalitsused saavad palju suurema vabaduse, palju suurema sellise protsendi tulubaasist ja loomulikult tasandusfondi osakaal pidi jõuliselt kasvama ja sellega paralleelselt siis, nagu ma ütlesin, ametiühingute ja riigi regulatsioonid siis natuke ümber muuta. Mõte oli see, et ametiühingu kokkulepped on tegelikult need riigid, kus see päriselt töötab, palju jõulisemad ja palju ambitsioonikamad, kui siis on tegelikult sõltuvus ühest või teisest poliitilisest ministrist. Et sellise mudeli poole me liikusime. Lootuses, et siin ülemineku aeg 4-5 aastat või 3-4 aastat, mis iganes me kokku lepime, annab piisava kindlustunde, et selline süsteem üles ehitada. Kui me nüüd läheme absoluutselt peade lugemise peale, siis selline pehmus süsteemist kaob ära
ja et ega ma ei oska teile öelda, mis siis täpselt nüüd saab, et siin tõlgendused alles käivad, juristid püüavad aru saada, aga see ei ole nagu nii lihtne, et lihtsalt ühel hetkel me enam ei arvle ja siis kõik on täpselt samamoodi. See kohtulahend nii kitsalt mustvalgelt, nagu ta praegult meil on laua peal, toob oma tagajärjed, aga mismoodi me nüüd kohanduma peame, on jah, raske öelda. Igal juhul ei saa ta olla see lahend, et lihtsalt enam lapsed ei liigu, et seda me ei saa tekitada. Ja ma arvan, et ma olen nüüd valmis vastama teie küsimustele. Ma vahepeal lasin silmadega üle, kas mul ettevalmistatud materjalidest on siin mõni, mida ma ei ole otseselt puudutanud. Ma ei ole rääkinud nendest investeeringukavadest ja asjadest, aga ma usun. Ja siis ma kutsun teid üles ühel teemal veel kaasa mõtlema. Ja see on see, et 18. aastat esimest korda me hakkame välja andma siis hariduspreemiaid riikliku preemiana, nii nagu kultuuris või teaduses. Et 18 aasta saab 100 aastat Eestit ja me anname välja esimese hariduselutöö preemia. Ja ootan kogu südamest ettepanekuid, kes on see esimene inimene, kes 100. aastapäeval saab Eesti Vabariigis hariduselutöö preemia. Et ma olen üsna nõutu. Ma tean, loomulikult laseme me kõik silme eest läbi selle viimaste aastate selliseid väljakujunenud tugevaid isiksusi, inimesi, kes on, kelle nime järgi me ühte või teist, kas haridusasutust või mingit tervet koolkonda teame. Aga jah, ootan ettepanekuid, et mõelgem koos, sest selle järgi, see on kindlasti midagi, kelle järgi hakatakse pärast ütlema, et kas ja kes. Et vot selline üleskutse veel, aitäh. Nii, millest alustame? Ettepanekust. Raja Televiisi. Et kõigepealt ma pakuksin iseennast. Nii, palun. Ja tagasihoidlikkus ei ole kunagi muurs olnud. Tuleb. Nii, küsige. On olemas, tagareas on juba küsimus. Palun. Kadi Saars olen Luunevalla haridusnõunik ja ma alustaksin siit lõpust, et omavalitsused on väga erinevad. Luunevald on kindlasti üks neid, keda Jõelähtme kaasus otseselt puudutab, sest me oleme linnaäärne vald ja väga suur hulk meie õpilasi õpib Tartu linnas. Et nüüd seni, kuni jõutakse poliitilise lahenduse või seadusandluse muutuseni, et kuidas see raha hakkab liikuma kas peaga või millegi muuga koos, Riigikohtu lahend on täitmiseks, kas õigusselguse saamiseni on seda tüüpi valdadel, kelle hariduskulud teistele omavalitsustele on suured, mingid võimalused siis seda lahendit täita. Et on see siis kohtutee või on need kokkulepped, sest et need kulud on tõendatavad ja need on reaalselt igakuiselt tehtud. Kas ma nüüd sain teie küsimusest õigesti aru? Kõigepealt ma püüan sellele vastata, aga võib-olla ma vajan täiendust. Et kõigepealt, mis puudutab kohtulahendi täitmist, absoluutselt. Riigikohtu otsus on lõplik, igal juhul täitmiseks. Nii et selles mõttes, mis öelda, teid keegi otseselt ju kohustada täna edasi maksma, ma eeldan siis Tartu linnale, ei ole võimalik. Et seda Tartu linn teile sellisel kujul, nagu ta siiamaani on teinud, antud paragrahvile toetudes arved esitada ei saa. Nüüd, millised on võimalused? On hetkel mina, aga ma ei pretendeeri siin tõele, sest me alles tõlgendame seda. On see, et Tartu linn ja te lepite kokku mingil põhjusel, näiteks, ma võtan kõige ilusama näite, näiteks teatud erivajaduse puhul on selge, et te võib-olla ei taga seda või see lapsel endal on parem olla näiteks Tartu ühes või teises koolis ja siis te lepite omavahel kokku. See on nagu lihtne lahendus, sest see tõlgenduse ruum, mis Jõelähtmes oli ju see, et kui sa ei taga oma teenust. Nii et põhimõtteliselt me peaksid minema iga lapse tasandile küsima, miks antud puhul on tema liikumine põhjendatud. Et kui ma nagu lihtsalt ütleks siis, et kui juhul, kui keegi hakkaks riigi käest raha küsima, siis me peaks minema ka delikaatsete isikuandmete iga lapse puhul seda liikumist siis põhjendama, kas tal selle vallast välja liikumine või linnast välja liikumine oli põhjendatud või mitte põhjendatud. Et noh, niimoodi me siis, nagu ma eeldan, peaksime seda. Aga jah, esimene kõige lihtsam on see, et see on kokkuleppeline.
aga nüüd mis edasi ja ma arvan, et see ei olegi niivõrd poliitiline kokkulepe seal, vaid on tõlgendus. Tartu linnaga oleme head partnerid ja saame läbi rääkida oma sammud ja teha koostööd. Nii. Et Riigikohtu lahend tugines tegelikult sellel loogikal, et kui riik on pannud selle kohustuse, peab ta ka selle eest maksma. Et ükskõik, kas see on siis Tartu linn või Luunja vald või X vald, X linn, peaks olema selle kohtulahendi valdusel prii oma tulubaasist nende kulude katmisel. Et kust nüüd hakkab tulema see raha? Ühesõnaga, minu lihtne küsimus on see, kas riik hakkab maksma selle eest? Et loomulikult on Riigikohtu lahend täitmiseks, aga ma jään siin täiesti nõutuks. Kuidas tõlgendada seda, kui üks laps, me tükk aega vaidlesime, aga ma ütlen, mul on ainult reedene päev, peale seda ma sõitsin Stockholmi. Et kuidas tõlgendada seda, et nüüd üks laps näiteks läheb sealt samast Luunja vallast, sellepärast, et ta on, istub auto peale, sest tema vanemad lähevad niikuinii Tartusse ja tal on seal mugav autost välja minna, et nüüd see otsus sellel perel minna sinna auto peale järsku saab riigi kohustuseks. Ma saan aru, miks püüab Riigikohus öelda, siin samas lähedal mäe otsas, eks ju, miks ta püüab öelda, et teie vallal ei saa panna kohustus selle eest, et laps liigub, sellepärast, et teie valla territooriumi lõpeb ära. Et te ei saa mõjutada selle lapse vanemate nagu otsust. Aga ma ütlen ausalt, ma ei ole ka aru saanud, kuidas see siis nüüd järsku riigi vastutuseks saab see otsus, et ta läheb sinna teise. Aga ütleme, et tõlgendame seda. Jah, lihtsalt lahendid, kui te küsite niipidi, et kas haridusminister on täna valmis teile vastama, et see 22 miljonit, kes 17. aasta jooksul või 16. aasta jooksul käis kohalikel omavalitsusel vastastikku arveldes, et kas ma selle automaatselt loen riigi kuluks, kindlasti mitte. Kindlasti mitte, sellepärast, et seal on iga lapse puhul nii palju teisi põhjendusi, sest see tõlgendus, kas sellel lapsel oli tagatud temale vastav haridusvajadus antud vallas. Jah, et ma usun, et paljudel puhkudel on, kas see arvlemisel tulevad teised, jah, ühesõnaga. Ja siin nüüd tekibki see kaasava haridusega seotud küsimuse, et erivajadusega või puudega. Erivajadus võib olla väga erinev ja seal ei pea taga olema kindlasti ehise mõistes HEV-i. Need lapsed, kogemus on see, et kui tal on käitumis- ja tundeeluhäired, aga tal ei ole diagnoosi, ta ikkagi varem või hiljem jõuab tagasi oma omavalitsuse kooli. Arusaadavalt ei ole väikestel valdadel kompetentsi, nagu on näiteks, kui me võtame Luunja või Tartu linna, pimedate laste, kurtide laste, nagu on Masingu kool, siin on lihtne. Seal on algab diagnoosid. Nüüd küsimus on mul selle erivajaduse kohta selline, et te ütlesite väga ilusti, et varem valib piirkonna kooli, kui laps ei sobi üldharidusse, et mis siis saab? Kui on selge, et klassis on 20 õpilast ja seal on 4 erivajadusega last. Siin tekib küsimus, et kas laste õigused selles klassis on kaitstud. Me ei saa esiplaanile tõsta ainult erivajaduse või käitumise tundeeluhäirega last, vaid ülejäänud lapsed peavad ka selles keskkonnas arenema. Me ei saa taandada kooli selleks mänguväljakuks, kus me õpime sallivust ja mõistmist, sest et kooli esmane ülesanne on siiski hariduspäev. Keeruline, komplitseeritud, aga ma püüan vastata nii lihtsalt kui võimalik. Suure tõenäosusega lahendused ongi nii, et võib-olla osades ainetes ei ole võimalik seda 4 last õpetada teiste lastega koos, osades ainetes on. Kas see uus eelnõu osalisel määral teid toetab, kindlasti toetab, osaliselt annab teile hingamisruumi. Ma ei pretendeeri sellele, et Luunja ei pea siis oma korda veel lisaraha panema, kindlasti peab. Sest sel hetkel, kui tehti otsus, et õpetaja palk on riigi vastutada ja muud kulud ei kuulu sinna sisse ja tugiteenused sealt välja läksid,
üllal eesmärgil õpetaja palgale osa juurde panna, siis jäid tugiteenused veidi kõrvale. Täna ma püüan seda mingil määral kompenseerida, aga see kindlasti vajab ka kohaliku omavalitsuse poolset tuge. Ja pigem ma arvan, et see lisanduv raha on aitamaks nii palju kui võimalik seda, no ütleme nii, leida mingisugust turvatunnet mingi püsirahastusega, et need tugiteenused, kes sul on juba võimalik olnud leida, et nad on vähemalt sama palga peal, mis õpetaja palk ja võib-olla veidi motiveerida. 2010 näitas, et kui eelnõu tuli ka selline kindlustunne, siis tegelikult enamus omavalitsused suutsid leida endale spetsialiste. Nii et vastan teile nii. Ma arvan, et kõigi laste õigused peavad olema tagatud. Minu kogemus sellisest koolist, kus neid lapsi on väga palju, ütleb, et suure tõenäosusega põhiainetes ei ole võimalik kõike koos õpetada. Mõnedes teistes kohtades kunstis või kehalises neid kaasatakse rohkem ja niimoodi neid jagataksegi. Kindlasti ei ole ma arvamusel, et täna kaasava hariduse puhul kõiki lapsi on võimalik 20 või 24 õpetada. Aga ka kõiki lapsi ei pea alati eraldi hoidma, et see on väga erinev. Ja ma absoluutselt ei arva, nii nagu on millegipärast kõlama jäänud, et nüüd see tähendab nii, et ma panen tugiisiku kõrvale ja siis ta läheb ikkagi sinna tavaklassi. Suure tõenäosusega see ikkagi nii ei ole. Et kui ta ei ole just sellepärast tugiisikuga, et ta vajab mingit muud spetsiifilist tuge. Näiteks seda, et ta ennast ja teisi vigast, aga muidu normintellektilt suudab teistega kaasa minna. Et siis võib-olla tõesti on ta nii, et on suures klassis, aga koos tugiisikuga. Ka meil on sellised kogemused. Aga no ütleme, et kui ta ikka vajab nagu heavy tuge, et siis ta et põhiainetus on nad rühmas. Ja teie näite puhul ütleks seda, et kui need on 4, siis pahatihti on veel nii, et need 4 ei saa veel omavahel koos õpitud. Sest neil on erinevad diagnoosid ja üks ärritab teist. Ühel on autismispekter ja ta vajab rahu, teine on rahutu ja neid ka 4 koos ei saa. Jah, meeletu lisakulu, aga nii ta on. Aitäh väga hea vastuse eest ja ma küsiksin siit just selle väikeklassi kohta. Üks hetk, Markus. Kavas PGS-is seda väikeklassi nõudeid ka üle vaadata. See nüüd on kõige kriitilisem koht täna Riigikogu menetluses. Meie Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja pakutud eelnõu, mis on hetkel veel sellisel kujul menetluses, tõi välja nii, et meil ei olegi enam klassinõudeid. On orienteeruvad ettepanekud. On orienteeruvad ettepanekud vastavalt diagnoosile, et me pakume mitte rohkem kui 4 või mitte rohkem kui 10 või mitte rohkem kui 14. See on saanud väga suurt kriitikat. On öeldud, et kui me nad ära kaotame, siis pannakse 20 autisti kokku ja kohalikud omavalitsused ei saa üldse aru, mis toimub ja see on hevidele väga ohtlik. Meie mõte oli vastupidine, et me püüdsime seda rahastamist nii palju tõsta, et tegelikult on võimalik sul, te kõik saate aru, mis ma näen, et ühesõnaga, kui sul on väga sarnased spektriga lapsed, siis neid võib olla seal võib-olla ka 8 tükki koos, kui nad on väga sarnased. Ja järgmisel hetkel on sul täpselt sama diagnoosiga, nad on ükshaaval. Sest lihtsalt neid ei ole võimalik koos õpetada. Et sellepärast ma annaksin selle allapoole otsustada, sest lihtsalt elu on näidanud, need koolid, kes nendega hakkavad rohkem tegelema. Niikuinii on lõpuks välja kujunenud koolid. Mitte kõik koolid ei tegele. Ikkagi on mingid õpetajad, nad tulevad üle piirkonna kokku, üle valdade selle jaoks, et nad saavad seda spetsiifilist tuge. Ja elu on näidanud, et nad ise tegelikult, lapsevanemad suhtlevad omavahel. Jumala eest, täna on sotsiaalvõrgustikus, kõik teavad, et sul 50 kilomeetri raadiuses on tegelikult palju parem spetsialist, mine tema juurde. Ja need väljakujunenud näited näitavad, et tegelikult nad kohapeal otsustavad paremini. Aga täna on meeletu umbusk ja see umbusk on väljendunud siis läbi Tiina Kangro, kes on öelnud, et selle eelnõuga olukord läheb hullemaks. Ja väga palju seda usuvad, aga me eesmärk ei olnud hullemaks, vaid see, et anda see paindlikkus. Sest mul on näiteks näide, mul enda lapsed ka Tanani hariduskolleegiumis, kus on täpselt see, et nad on väga palju tegelenud Aspergeritega. Ja teatud Aspergerid, teatud juhtudel on palju rohkem kui 4 koos. Ja järgmisel hetkel need lapsed on kõik ükshaaval, sest neid ei ole võimalik kuhugi panna. Ja see elu on lihtsalt näidanud, et kui sul on kompetents ja võimekus ja sa tead, mida sa teed, siis ärme kirjuta ette ja siis me teeme neid jokkskeeme, kus me kirjutame need eraldi ja siis jagame õpetajad. Miks, eks ju?
aga ma olen ka nõus, et võib-olla kõik volikogud ei ole võimelised seda arutama. Aga täna on 79 volikogu. No jumala eest, lähme siis, mina tegin ka ettepanek, Eesti on nii väike, et paneme sinna, võib-olla te teate, sinna eelnõus on sisse kirjutatud sunniraha 10 000 eurot. Noh, ma ei tea, kas see nüüd on nagu, et noh, lähme siis karistame. Noh, et lähme siis kohale, ütleme, et kui sa oled selle raha kõik ära varastanud, et siis me küsime sult nagu trahvidena selle tagasi või et läheme siis nagu, et anname alguses usalduse, las kool ise korraldab ja siis, kui on tõesti väga halvasti, et siis nagu paneme, kõigepealt teeme musta nimekirja ja siis hakkame trahvima. No see trahv on muidugi kõige viimane, ma tõin nagu meelega selle näite. Aga ma ei tea, kas see lendab, sest hetkel see usaldamatuse õhkkond on kuidagi nagu hästi suureks läinud. Aitäh. Üks kirjalik küsimus on tulnud Keila koolist. Kui haridusmaastikul tuleb muudatus, et kaotada erivajaduse õpilaste klassid ning kaasata neid tavaklassi, tekib vajadus abiõpetajate järele. Kas ta riigil on plaanis hakata koolitama abiõpetajaid või nendele üliõpilastele õpetajakoolitus, kes õpivad õpetajaks, aga ei saa üksi hakkama klassis, antaks abiõpetaja roll? Et kõigepealt abiõpetaja on ka sellesse eelnõusse nüüd muudatusena sisse pakutud, et lihtsalt tuua ta üldse sisse, sest täna ju ei ole üldse olemas sellist asja nagu abiõpetaja. Aga sellele kohe järgneb teema, et kui see põhikooli gümnaasiumi seadus nüüd abiõpetajana sisse tuuakse, siis me peame kokku leppima, mis asi ta on. Sest täna abiõpetajad on õpetaja abid ja kohe päriselt pedagoogiliselt väga tihti vanemaealised, väga kogenud, kes ei taha enam täiskoormust ja ta tuleb ja aitabki. Ja siis on need tehnilised inimesed, kes aitavad ratastooli tõsta. Nii et noh, selles mõttes abiõpetajad me peame siis ka nagu koos lahti mõtestama. Ja seda ka siis alushariduse võtmes, sest ka alushariduses on ju väga suur küsimus, mis asi see õpetaja abi täna on. Nii et kõigepealt eelnõu ei kaota erivajaduse klasse. Ma luban teile ja kuna meil sellest on juba juttu, siis põhikooli gümnaasiumi seadusesse on ka haridusministeeriumi poolne ettepanek tulemas, kus me eraldi veel rõhutame. Kaasav haridus ei tähenda seda, et nad peavad olema suures klassis. Kaasav haridus tähendab samamoodi võimalust eri koolide jaoks ja eri klasside jaoks. Ta lihtsalt tähendab seda, et nii nagu antud olukorras on vaja. See võib tähendada ka seda, et sul võib olla nad lapsed oma klassis, nad võivad olla ükshaaval, nad võivad olla eriklassis, nad võivad olla erikoolis, nii nagu just vaja on. Aga selle kaasavariduse mõte on see, et me neid ei peida, vaid me räägime ausalt ja vaatame iga lapse põhiselt ja et seal on võimalik nende klasside ja koolide vahel ka liikuda. Et see on see mõte. Ja ma kogu südames toetan, et kui lapsele, just rõhutan, lapsele on turvalisem olla oma klassis ja võib-olla see klass on ka lausa kus on võimalik, eks ju, ta oma tiiba panna või kuidagi, kellel on mitu maja, eraldi majja või kuidagi. Ja see lapsel on vaja vahepeal rahulikult olla. Meil on väga palju neid diagnoosiga lapse, kes vajavad vahepeal rahulikku aega, kes vajavad teraapiaruume, et noh, võib-olla ongi vaja need eraldi viia, et see ei tähenda. Nüüd, kas meil on võimalik, kui on ikkagi erivajadusega laps klassis, no ma ütlen, et abiõpetaja on üks võimalus ja teine on see, mida ma ise ka väga südames toetan, on see, et me ei räägi ju tegelikult ainult erivajadusega lastest. Meil on täna rohkem lahti vaja ka mõelda seda, mis puhkudel meil põhiained lähevad tasemerühmadesse. Sest miks me seda, me oleme nagu hästi palju nüüd jälle uues eelnõus jälle, alguses hakkasime peale sest lapsekeskusest ja nüüd me jõudsime jälle selle nagu diagnoosiks ja kõik, kes on EVIs, kuidas lahterdatud rahalises mõttes, et kuidagi seda ära planeerida. Et tegelikult minu unistus oli see, et võtta see 21 miljonit või nüüd juba siis natuke rohkem ja anda nagu kohalikul tasandil selle koolipõhiselt või ütleme KOV-i-põhiselt ja lõpuks koolipõhiselt ja lastagi seal koolil rohkem ise ka ilma selleta, et see lapsel, on lapsevanemad, kes ei taha minna nõustamiskomisjoni, kes ei taha neid diagnoose. Lapsevanem ise on sellise erivajadusega, et ei taha tunnistada, eks ju, kõike seda, et saaks seda last kohe aitama asuda. Aga me täna oleme jälle uuesti nagu jõudnud sinna, et me loeme neid päid ja vaatame ja võib-olla me ühel hiljemasel hetkel jõuame nii kaugele, et me saame lihtsalt anda nagu rohkem seda võimalust.
ja saame jaotada rohkem üldse põhiainetes rühmadesse. No muidugi ma ei räägi kõikidest koolidest, kui sul on niikuinii ainult 3 last klassis, eks ju, et võib-olla ei ole vaja, aga kui sul on juba 23 klassis, siis tegelikult elu näitab, et osad ei jõua lugemisega järgi, osad liiguvad eest ära, et kui me anname seda võimekust rohkem, siis tegelikult võib-olla osad ei kukugi sinna raskemasse juhtumisse, me suudame neid seal ees ära toetada. Aitäh. Küsimus tuleb Saaremaalt. Küsimus on selline, et kas normtundide, kontakttundide lagi hakkab allapoole ka tulema? Et äkki 24 pealt 22 peale? Tegelikult Tegelikult on siis nagu lugu niimoodi, et meil on, nii nagu te hea küsija loomulikult väga hästi teate, on meil hariduseelarve ju üks, mida riik jagab. Ja mulle hea ja lihtne vastus teile oleks see, et ma annan teile kohalikul omavalitsusel raha, alammäärad korda 20% ja teie võite kehtestada ka 10 tundi, kui te soovite. Et lasku aga kohalik omavalitsus ja nüüd Suur Saaremaa maksab juurde ja siis ongi kõik nagu hästi. Aga no lihtne vastus oleks see, et kui siiamaani oli riik üksinda nagu selle palgafondi eest vastutav, no muidugi ametlikud kohalik omavalitsus ka, aga tegelikult ikkagi riik, siis selline koormuste allapoole tõmbamine tähendaks kohe teatud, ütleme siis alammäärade tõusu, no ütleme, et alammäärasid tõstad vähem ja selle võrra normkoorust madaldad. Aga kuna nüüd selle 19 aastaga, 18 on niikuinii homme, eks ju, et see enam ei puutu asjasse. 19 aasta raames on niikuinii nii palju muutumas. Ja üks nendest mõttest oli see, et kohalikud omavalitsused saaksid küll natuke rohkem raha, aga vähem nagu regulatsioone ja see läheks pigem ametiühingute tasandile. Siis seal oli küll mõte, et kohalikust eripärast ja suurustest ja asjadest ametiühingul oleks võimalik natuke rohkem siin reguleerida. Et kohtades, kus on väga väiksemaks jäänud need, et siis normkoormused allapoole tuua ja teistes puhkudes kuidagi teistmoodi. Ma jään täna, kuna siin on hetkel nii palju muutumas, ma täna ei oska öelda. Et see oli ka üks teema, mida ametiühingud on puudutanud ja õpetajate esindusorganisatsioonid. Täna seaduse muudatust, et seda teha ei ole, öeldakse otse teile vastu, et seadus ju seda ei reguleeri. See on kõik kokkuleppete asi. Ja need kokkulepped on täna täpselt sellised, nagu nad on. Minu arusaamise järgi praegu see rahastamise värk käib 21 tunni põhjal. Käib 21. Nii et ta on juba 24 aastal tulnud selle. Ja on ka väga palju neid piirkondi, kus, ja ma tean ka otsused koole, kus ongi kehtestatud 18. Nii, kas veel küsimusi? On ka. Palun. Leelo Tiisvet, Randvere kool. Nendes omavalitsustes, kus on trend, et õpilaste arv kasvab, on igal sügisel see probleem, et raha ei jätku uue õppeaasta alguses, õppeaasta lõpuni. Selle aasta lõpuni, kalendriaasta lõpuni. Kunagi andis riik tasandusfondist nendele omavalitsustele raha juurde, nüüd see ei ole vist 4-5 aastat enam nii olnud. Kuidas sellega edaspidi lootus on? Aitäh, et siin on nüüd osad kohalikud omavalitsused, kuna riik annab 12 kuu kaupa, osad kohalikud omavalitsused on teinud siis sellise muudatuse, et nad tasandavad seda vahet ise ka. Et ütleme nii, et annavad 8 kuu kaupa koolile kätte ja tasandavad ise ära, sest riik, eks ju, riik annab 12 kuu kaupa ja siis see on üks võimalus. Ma tean, et nüüd Tallinna linn on hakanud ka seda tegema päris mitu aastat juba, et koolidele seda niipidi ära tasandada. Aga ma tean veel kohaliku omavalitsusi, kes nii teevad. Et kas ja millest on see sõltuv hetkel, kui mindi uue rahastamise peale, siis see oli üks osa sellest kokkuleppest. Ma saan aru, et ma ei ole suur toetaja sellele uuele rahastamisele, mis nüüd 4-5 aastat tagasi pandi, mulle meeldis eelmine süsteem rohkem.
aga nii ta on ja selle peamine lobirühm oli siis see, et laste arvud ju peale Harjumaa ja Tartumaa absoluutselt igal pool kõikjal, absoluutselt igal pool kukuvad. Siis selleks, et mitte karistada nii hüppeliselt ja järsult neid koole, siis anda selline 12 kuuga ja seal on, see ei ole tegelikult 12 kuuga, seal on need kukkumised on teistmoodi tasandatud. See muidugi tähendas seda, et vist 3 aastat olid need fikseeritud või 4 aastat vist olid fikseeritud ja siis üle-eelmine aasta vist või eelmine aasta, 16 aasta jah, kui toimus see kukkumine järsku ja nüüd nad on jälle mingi aeg nagu fikseeritud. Et kas on parem, ei ole, kas on teie suhtes õiglane, no ei ole, aga kas meil on siin täna konkreetne lahendus 18 aastaks mul ei ole. Me oleme kaalunud küll, et kas me tuleme tagasi selle 8 kuu pluss selle kuu peale. Aga noh, ma ütlen, et valdav enamus täna on kukkuvad ja selles mõttes on raske mul täna teile vastata. Me oleme kaalunud nüüd küll, et kui me peaksime tulema selle, kui me 19 aastal ei lähe selle mudeli peale, et kohalikud omavalitsused saavad see raha kätte, vaid jääme päid lugema, siis me läheme kindlasti 8 ja 4 peale. Siis me läheme igal juhul. Sellepärast, et selle mudeli me võtsime ka juba erakoolidega ja lihtsalt, kui me niikuinii jääme jäigalt päid lugema, siis me võime need lugeda ka 8 kuu kaupa. Et kumma mudeli peale me läheme, mis rahastusest saab, ma ei taha, et te läheksite ära nüüd segadustundega, me räägime tervest aastast ette, eks ju, 18 on niikuinii paigas. Aga siis me lähme selle peale. Aitäh, veel küsimusi? Kõik ülejäänud on selge. Ei ole. Siis ma ikka jätkaks. Et kuna ma olen ka Kaagvere külaseltsi juhatuses, siis 2 kuud tagasi talutas Eesti meediat nii pilti näitavad kui kirjutavad eksklusiivsed lood Kaagvere erikoolist, Maarjamaa hariduskolleegiumist. Kas tänaseks on ministeeriumil ka mingi epohhiloo nägemus, kuidas Maarjamaa hariduskolleegium jätkab? Jah, aitäh küsimuse eest. Ma ei pretendeeri, et see on päris epohhiloo, aga kindlasti on täna väga selge arusaam, et probleemid on palju sügavamad kui direktori vahetus. Ja need momendid, nii nagu te teate, on ka siin seadusandlused üldse, kuidas reguleerida need kõige raskemaid noori, millised võimalused on ja ka regulatsiooni mõttes, aga ka rahastamise mõttes, et kuidas tulla siin õpetajakaadrile appi ja kasvatajatele, sest kasvatajate palgafoon on olnud äärmiselt tagasihoidlik. Ja seda siis kohe. Ja ma pean ütlema, et inimene, keda me palusime sinna olukorda normaliseerima, Pille Vaiksar on ka sellega väga hästi hakkama saanud, ta on kaardistanud pildi, ta on toonud oma konkreetsed ettepanekud ja haridusministeerium on öelnud väga selgelt välja, et me lahendame need küsimused. Me räägime seal peaaegu, et ma ei julge suurusjärk öelda, kas oli ikka mingi 500 miljoni ulatuses, mis oli kaadri puudujääk, miljonit see päris ei jõudnud, aga nagu te teate, siis paar aastat tagasi ju tegelikult oli väga sarnane ka Tapa seis. Nii et ega see probleem nii Tapal kui Kaagverel ei lahene ilma sisuliste muudatust. Nii et jah, meile on tulnud ettepanekud, me loodame üheskoos, et kui me need akuutsed probleemid lahendame, siis me saame juba minna detailidesse, et mis seal on veel vaja, aga kõik, kes on erinevate selliste raskemate noortega tegelenud, teavad, et ikka ja jälle kasvatatakse piire. Küsimus on see, et kas me suudame siin olla üheskoos valmis kaadri ja sisuga seda toetama, et on seda tugimehhanismi. Saan ma õigesti aru, et ma tõesti hindan samuti väga Pille Vaiksa kui selle kriisi lahendajad, et ministeerium kinnitab täna, et ta on valmis panustama Maarjamaa hariduskolleegiumile eelarves suuremas mahus, senisest eelarvus suuremas mahus ressurssi. Et on osa asja, mida on võimalik ka rahaga lahendada. Aitäh, see on hea uudis. Nii, kes veel tahab häid uudiseid? Palun. Kaiu vallavanem veel mõned päevad, aga
ma küsin siis uue Rapla valla kontekstis, et kuna Kaiu vald on 99 lapsega kooliga ja me läheme suurde Rapla valda, kus siis praegu meid rahastatakse koefitsiendiga, siis suures Rapla vallas see ei ole ju enam nagu teema või? On küll, veel tükk aega on teema. Et kas ma võin minna siis selle jutuga, et see on teema ja see rahastamine meil jätkub, et me saame omad rahad sealt suurest pajast ikkagi kätte? Jah, et haldusreformi tingimustes oli väga selge kokkulepe, et kõik sisenevad oma koefitsientidega ja seal tehakse siis vastavad korrutised ja see oli siis, kui ma nüüd liiga ei tee ja ei eksi, siis minule teadaolev kirjutis, mis mulle neid ettepanekuid lahti kirjutas ühel teisel üritusel, selgitas, et see on kaalutute keskmise järgi ja lisanduvad siis mingid tasandusvahend. Ühesõnaga, et te peaksite saama oma raha täpselt ilusti kätte. Nüüd garantiide kohta on see, et kas ja kui pikalt üks või teine kool säilib ja millises ulatuses ja kas näiteks säilite te põhikoolina või kuidagi teistmoodi. Ja need olenevad siis ju ühinemislepingutest ja ühinemislepingut, nagu te teate, saab muuta ainult siis, kui 2/3 uuest volikogust seda teevad. Nii et siin nende liitumistega on olnud ju erinevad lood, nii nagu te teate ka Raplamaal. Et siin on olnud ka neid omavalitsusi, üks suur omavalitsus, kes kunagi, no ütleme, siin on olnud ka neid näiteid, kus on ära muudetud 2/3, aga üldiselt ma usun, et Rapla valda tundes pigem on huvi hoida see, mis kokku lepiti. Aga pikemas perspektiivis need kindlasti muutuvad. Ja. Täna on see kaalutud keskmine, aga kuidas see koefitsientide loogika peale seda tsüklit edasi läheb ja milline saab olema hariduse rahastamine, kas ta läheb kohaliku omavalitsusele tulubaas korda pluss toetusfond, mis arvestab seal näiteks kõrgema koefitsiendiga õpilasi, erivajadusega ja nii edasi, ma räägin seda Põhjamaade mudelit, seda, mida see Rahandusministeeriumi haldusüksus on korduvalt välja pakkunud, et anda ühelt poolt rohkem lõtku, aga teiselt poolt siis sellist paindlikkust, et see on veel selle 18 aasta jooksul kindlasti, mida me korduvalt räägime. Aitäh. Ja palun. Mul on selline küsimus, et kui tähtsaks prioriteediks peab riik digitaalset õppematerjali, et ühest küljest on aastaid räägitud digipöördest ja tulevikuõpetajatest ja kõigest sellest, aga tänane see reaalsus tegelikult on selline, et kui näiteks paberõppematerjalil käibemaksusoodustus, siis digitaalne õppematerjal seda ei saa. Ja me näeme, et koolidel on tihti huvi digitaalse õppematerjali. Ma räägin mitte sihukestest testidest või millest või põhiõppest, aga tihti jääb see huvi nagu natuke selle taha, et koolil lihtsalt ei ole vahendit seda testimiseks. Huvi, valmisolek, aga lihtsalt nad peavad seda tegema alati midagi arvata. Aitäh, väga lai teema. Kõigepealt, mis puudutab käibemaksusoodustust, korduvalt laual olnud ka Euroopa tasandil. Ja minule teadaolevalt see läheb nüüd Kultuuriministeeriumi valdkonda, aga minu teadaolevalt ka eesistujana ta nüüd jälle tuli ühe tiiruga ühe direktiivi alt kuidagi nii, et räägite uuesti seda digikirjandus võtta sarnaselt üles ülejäänud raamatutega, ehk siis seal oli e-raamatutest juttu. Jah, et käibemaksu koha pealt ma täna jään siinkohal natukene vastuse võlgu, see on käinud paar tiiru ära. Kuhu ta on jõudnud, ma tean, et on olemas mingid eksperdid, kes seda seal ühte ja teistpidi analüüsivad, kas ta kõik on kooskõlas ja kellega kooskõlas. Ei ole jõudnud poliitilise otsuste tasandile, ma ei tea. Nüüd õppevara. Haridus- ja Teadusministeeriumil on sellest rahastamisperioodist kuni 22-23 välja, 21 peaks tegelikult muidugi on piir, aga 22-23 veel võivad olla sabad. Üle 20 miljoni selle jaoks, et välja töötada korralik digivaramu digiõpikutele. Aga kuidas me täpselt neid digilahendusi koolides näeme, selles osas Haridusministeerium koos oma partneritega on veel toimetamas.
siin on 3 võimalikku stsenaariumit. Esimene on see, et täna meil on olemas paljudel kirjastustel päris korralikke digiõppevahendeid, aga nii nagu te ütlesite, et koolidel jääb see selle taha, et neil on õpikute ja tööviikutele teatud fond, aga see, et lapse kohta osta sinna kõrvale veel näiteks digitöövihik või digiõppevahend, no selleks ei ole vahendeid, nad ei ole lihtsalt raha. Ja üks võimalus on see, et mingi periood lisaks siis tööviikutele, õpikutele siis subsideerida seda, et nad saaksid kasutada siis neid digilahendusi. Selle pluss on see, et see annab tõuke täna olemasolevatele tootjatele ja turule tulevatele tootjatele pakkuda kõikides ainevaldkondades digilahendusi ja kindlasti laiendab võimalusi ja sellega on just kõik hästi. Tema miinus on see, et kui aasta saab 21, 22, 23 kuskil seal, siis justkui peaks ta minema kommertsalustele ja tekib küsimus, et kas selleks ajaks kohalikud omavalitsused koolipidajatena või kes siis lapsevanemad või kes siis üle võtavad, et kas tegelikult jäävad need kasutusse. Teine lahendus on see, et riik toetab digiõpikute, digitööviikute väljatöötamist jõuliselt ja rahaliselt, aga ta jääb, ütleme siis koolide ja koolipidajate otsustada, kas need võetakse kasutusse, et soodustades seda teatud asjadega. Et kas siis näiteks, et see hind oleks parem, see lahendus, neid valikud oleksid paremad, premeerides teatud koole millega, et toetada siis turgu, et tekiksid need lahendused. Ja kolmas on see, mida on ka osad riigid kasutanud, et tekibki tasuta digivaramu, mida riik peab üleval ja mis on koolidele tasuta. Selle kriitika, miks ei ole mindud täiesti sellel teel, on esiteks see, et osad kirjastused on juba välja töötanud ja väga korralikke digilahendusi ja sinna justkui nüüd uue loodusõpetuse või ajalooõpiku, mis on juba digis olemas, kõrvale tekitamine, ütleme natukene riigi poolt võib-olla ei ole kõige arukam. Teine miinus on see, et on olnud riike, kes on seda riigi poolt teinud. Tšehhi on siin üks näide, võib-olla te teate. Ja kus loodigi natukene kunstlikult selline digivaramu sinna kõrvale, mis ei haakunud päris õpikutega. Ja seda tegelikult keegi ei kasutanud. Nii et sellepärast see peaks olema selline loomulik protsess ja me oleme siin vist üks kohtumine on olnud kirjastustega ja siin mingit sellist konkreetset lõpplahendust ei ole. Ja nagu te teate, meil on ministeeriumis terve rida neid spetsialisti, kes sellega tegelevad ja nüüd oli kokkulepe, et selle aasta lõpuks tulevad nad siis konkreetse ettepanekuga ministrile ja minister siis nagu koostöös oma partneritega peaks seda nüüd otsustama. Aga need 3 lahendit on laual. Mõtleme tõsiselt, milline siis 3 kõige parem valik on, öelge oma sõna kaasa, võtan koju kaasa, mõtlen hea meelega. Aitäh. Aitäh. Üks küsimus veel. Kristi Petta ja Vastseliina gümnaasium. Me oleme täna rääkinud küll õpetajate palgatõusust, aga kuidas on juhtimiskuludega? Et see on ka, et on väikseid koole tõesti, kus praegu on õpetaja palk suurem kui koolijuhi või õppejuhi palk, et millised väljavaated juhtimiskuludega on? Aitäh. Sel hetkel, kui tuli see otsus, et riik tegeleb õpetaja palga tõusuga ja kõik ülejäänud teemad, alates klassi juhatamisest, kooli juhtimisest, kuni lõpetades tugiteenustega ei ole õpetaja, siis tegelikult ju juhtimise osa läks ju põhimõtteliselt välja. No see, et seal on see väike koefitsient, tegelikult see ju ei kata. Ja jäi kuidagi signaliseerimata vist kohalikele omavalitsustele, et lisaks karbikuludele ja kõikidele muudele vahvatele asjadele tegelikult koolijuht ja õppejuhataja on tegelikult kohaliku omavalitsuse tulubaas nüüd liikunud. Kas meil on täna mingi hea mõte tuua sisse näiteks uuesti koolijuhtimise puhul riigi vastutus?
ma oleks valmis seda rääkima, kui ma oleks täiesti kindel täna, et me jääme selle mudeli peale, et riik jääb vastutama õpetajate palkades peade järgi, eks ju, et siis nagu me mäletame, oli siis teatud koolide suuruse järgi, olid seal koefitsiendis, et kellel oli 1,5 kordne, kellel 1,8, kellel 2 ja vist oli 2,5 oli kõige kõrgem, kui ma õigesti mäletan. Et noh, võib-olla siis toome midagi sellist tagasi, aga täna on olnud pigem see mõte, et võtame õpetajate palgad ja kõik need muud tugiteenused ja asjad, et lähevad nad pigem ikkagi rohkem sinna kooli haridustoetus läheks kõik üle tulubaasi ja samal ajal need reeglid, mida siis selle eest kohalik omavalitsus tagasi annab, on nagu võib-olla natuke täpsustatumad. Ja siis seal on see koolijuhtimine sees. Nii et ja kindlasti on see ka üks osa, mida ju ametiühing igal juhul peaks siis ka tulevikus läbi rääkima, et mitte üheski kohalikus omavalitsuses direktor ei jääks palgata. Või noh, ka õppejuhataja. Aga kas me nüüd täna oleme valmis seda täpsustama? Jah, natuke on ta, ma vabandan, ma natuke ebalevalt vastan, aga kuna meil tegelikult oli hetkel kuni eelmise reedeni see suund, et 19 aasta läheb ta üle, samal ajal ametiühinga lepime kokku, mis on need läbirääkimiste ruumid ja tuleme siin alammääraga appi ainult siis, kui see peaks ebaõnnestuma, siis juhul, kui see suund nüüd muutub, siis ma ei oska öelda, aga praegult oli see nii mõeldud ja selle sees oli jah, tõepoolest mõeldud ka, et on nii tugiteenused kui koolijuhtimine ära mainitud. Aitäh! Ja tutvuse poolest üks küsimus jah, palun. Tervist, Jaana Kõvatu ja Varstu lasteaiast. Selline küsimus, et lapsevanemal on õigus panna oma laps sinna lasteaeda, kuhu ta soovib, eks ole. Kui seal lapsel on selline haigus, et teda tuleb krampide pärast mingil hetkel süstida, siis mis siis? Delikaatne teema. Tegelikkuses ju kõikidel koolitustel ju päris ausalt öeldakse, et meil ei ole isegi õpetajatel õigus ravimeid andma. Rääkimata sellest, et sul on õigus süstida. Et tegelikkuses lasteaedadel on lausa ette nähtud, et nad, kui laps peab võtma näiteks mingid, ütleme näiteks antibiootikumi, siis sellel perioodil ei saa seda kohustada lasteajal teha, vaid laps on siis kodus. Nüüd reaalne, kui see on eks ju pidev, et me ei saa sundida seda last koju jääma, aga jah, ma arvan, et ma ei ole hea valdkonna minister, ma peaks küsima nüüd siit teise valdkonna ministri käest, aga minule teadaolevas lasteaed ei saagi korraldada süstimist, jah. Tegelikult ei ole võimalik, kas ta siis peaks olema... Ühesõnaga, see ema ei saa last lasteaeda tuua ja ta ei saa tööle minna. Ütleme kokkulepp, aidake mind keegi. Jään ausõna ja vastuse võlgu. Lasteaedades ei ole õde. Ei taha aidata, et kui neid tulebki järjest rohkem juurde, siis lapsevanem saab praegu aru, et tal on õigus marssida iga... Tegelikult ei ole ju lasteajal õigus süstida. Mina ei julgeks süstida, ütlen ausalt, ma ei tea, mis teha nii, et see lapsele ohutu on. Aga kas lasteajal õde ei ole? Ei ole. Kas tuleks ka alustada? Ei pea olema. Meil ei ole lasteaedadele medõdesid ju enam. See ongi küsimus. See medtöötajad sellisel kujul lasteaedades ei ole. Et erivajadustega spetsialiseerinud lasteaedades, kes teevad koostööd, ütleme seal kliinikumiga, jah, neid on ka olemas. Jah. Nii, täna mulle antud volitustega lõpetan selle küsimise ära, mine tea, kuhu veel öelda. Aga aitäh! Aitäh, proua minister!